Armsad sõbrad, täna kõnelen ma teiega kõnelemisest või keelest. Aga enne kui ma lähen selle juurde, paar sõna selle kohta, kus ma praegu parajasti olen. Nimelt oleme endiselt oma väiksel reisil, viime oma nooremat poega idarannikule kolledžisse. Meil on selja taga umbes 3500 miili ja tänaseks oleme jõudnud sellisesse osariiki, mille nimi on Ohio ja linna, mille nimi on Cleveland. Cleveland ei olegi iseenesest väga suur või hiigelsuur linn. Siin on arvatavasti umbes 350 kuni 400 000 elanikku, nii et enam-vähem Tallinna masti linn oma elanike arvu poolest, aga millegipärast jätab ta mulle siiski suurema mulje ja päris suure linna mulje jätab ka tänava müra, mis kostab siit selle hotelli akna tagant, kus me peatume. Nii et eks te saate vast ka tausta helide kaudu pisut sellest Clevelandi linna olustikust osa. Aga läheme nüüd tänase teema juurde. Nagu ma ütlesin, me kõneleme täna kõnelemisest ehk keelest. Aga keelest mitte eesti keele või mõne muu keele mõttes, vaid keelest kui sellest väiksest ihuliikmest, mis võib teha palju head, aga paraku võib saata korda ka väga palju pahandust. Ja tundub, et just sellest viimasest on tingitud see, et apostel Jaakobus pühendab oma kirjas keelele päris palju tähelepanu. Täna me loeme 3. peatüki algusest 12 salmi, mis kõlavad nõnda. Ärgu püüdku paljud teie seast, mu vennad, saada õpetajaiks. Te teate ju, et meie osaks on teistest karmim kohtuotsus. Me kõik eksime paljus. Kui keegi ei eksi kõnes, siis on ta täiuslik ja suudab ohjeldada ka kogu ihu. Kui me paneme aga hobusele suitsed suhu, et ta oleks meile kuulekas, siis me juhime kogu hobust. Ennäe, ka suuri ja raju tuulte aetud laevu juhitakse väikese tüüriga sinna, kuhu tüürimees tahab. Nõnda on ka keel, väike ihuliige, aga kiitleb suurte asjade üle. Ennäe, kui väike tuli süütab suure metsa. Ka keel on tuli. Keel, see ebaõigluse maailm, on seatud meie ihuliikmete hulka nii, et see rüvetab kogu ihu ja süütab põlema eluratta, nagu ta ise on süüdatud põrgust. Jah, igasuguste loomade ja lindude, roomajate ja mereelajate loomust suudab taltsutada ja ongi taltsutanud inimese loomus. Aga ükski inimene ei suuda taltsutada keelt, seda kärsitud pahategijat, mis on tulvil surmavat mürki. Selle samaga me õnnistame Issandat ja Isa ja selle samaga me näeme inimesi, kes on sündinud Jumala sarnasteks. Ühest ja samast suust tuleb õnnistamine ja needmine. Nii ei tohi olla, mu vennad. Kas allikast keeb ühest ja samast soonest magedat ja kibedat vett? Mu vennad, ega viigipuu saa kanda õlimarju, ega viinapuu viigimarju. Nii ei saa ka soolase vee allikas anda magedat vett. Nii kirjutab apostel Jaakobus. Ja kui me võtaksime selle Jaakobuse kirja sõnumi kokku, mitte ainult need salmid, mida ma lugesin praegu, vaid tervikuna, siis võiksime öelda, et vähemalt üheks selle kirja sõnumiks on see, et meie kristlik usk ei tohi jääda üksnes mõtteks, abstraktseks veendumuseks. Meie usk peab väljenduma meie elu, meie eluviisi, meie tegude kaudu. Apostel Jaakobus ütleb, et
usk ilma tegudeta on surnud. Ta ütleb, et ka kurjad vaimud usuvad, et Jumal on olemas, usuvad ja värisevad. Aga meie usk peab olema midagi muud kui kurjade vaimude usk. See ei saa olla ainult abstraktne veendumus või tõekspidamine, vaid see peab olema terve meie elu. Usk tähendab ju eeskätt enda usaldamist Jumala kätte. Ja see tähendab ka enda usaldamist Jumala kätte kõiges selles, mida Jumal on meile oma tahtena, sellena, mis on hea ja õige teada andnud. Aga kuidas see kõlab, kui ma ütlen küll Jumalale, et jah, ma usun, ma usaldan sind, ma usun, et see, mida sa käsid mul teha, on hea ja õige, aga ma tegelikult seda ei tee. Sellega ma ju eitan, ma salgan ju sellega oma usku. Minu usk on surnud, kui see jääb ainult mõtteks, kui see jääb ainult sõnadeks. Minu usk peab saama minu eluks. See on apostel Jaakobuse kirja keskne sõnum. Aga teod ei ole mitte ainult need, mida me teeme oma kätega, vaid ka sõnadega tehakse tegusid. Ja ma ei mõtle siin mitte seda, et suuga teeb suure linna, aga kätega ei kärbse mustagi, vaid seda, et meie sõnadel, meie kõnel on väga suur jõud, on väga suur mõju. Ma mäletan, et ükskord ma olin ühel konverentsil või õppepäeval ja suure saali ette, kus oli 100 inimesi, läks üks inimene ja küsis, et mis te arvate, kui palju, kui suure kaaluga või massiga eseme või asju ma suudan oma kätega üles tõsta. Ja inimesed pakkusid erinevaid variante, ma ei mäleta, mida see inimene ise ütles, aga seejärel ta küsis, aga kui palju ma suudan oma sõnadega tõsta. Ja inimesed muigasid ega osanud vastata. Ja siis ta nagu muu hulgas ütles neile inimestele, tõuske püsti. Ja kõik need 100 inimesed tõusid püsti. See oli see, kuidas see inimene, see loengupidaja oma sõnadega, paari sõnaga tõstis kordades rohkem, kui ta suudab tõsta oma kätega. Ja muidugi see on teistmoodi, muidugi me võiksime öelda, et see on kujundlikult nii. Aga me kõik teame, kui suur jõud on sõnadel. Niisiis ka see, kuidas me kasutame oma keelt, annab tunnistus sellest, milline on meie usk. Kas meie usk on tõeline, kas meie usk on õige, kas meie usk on elav või on see surnud. Kas meie usk ja see, mismoodi me oma usku väljendame ja tõeks elame, loob elu või see on täis, nii nagu siin selles kirjalõigus öeldakse, surmavat mürki. Mitte ei elusta, mitte ei värskenda, mitte ei kosuta ega julgusta, vaid vastupidi. Muserdab ja hävitab ja surmab. See on väga oluline küsimus. Seda enam, et nii nagu apostel ütleb, me kõik eksime paljus või komistame palju, nagu võiks ka tõlkida. Me ei suuda taltsutada oma keelt samal määral, nagu me suudame taltsutada või talitseda, ohjeldada või ohjata näiteks hobuseid või juhtida isegi suuri laevu. Jah, nii see on. Me võime teha suuri asju, me võime lennata ja küll mitte me kõik, aga inimkonna esindajad kuu peale. Me võime õppida tundma looduse saladusi sügavustesse ja kõrgustesse, väiksesse ja suurde, aga me ei suuda taltsutada, talitseda ega juhtida, vähemalt mitte alati ja vähemalt mitte kõik meie hulgast oma keelt. Ja ometi on see nii tähtis, sest et see on, nagu apostel Jaakobus meile näitab, üks selgemaid märke sellest, kas meie usk on tõeline ja elav või on see surnud. Ta ütleb, et nagu me juba nimetasid, me kõik eksime paljus, me kõik komistame palju ja siin selle peatüki alguses ta rõhutab, et eriti kergesti võib see puudutada just neid, kes on seatud kõnelema, kes on seatud õpetama,
kes on seatud juhatama, sellepärast aga hoiatab, et ärgu paljud teie seast tahku saada õpetajaiks, sest et meie käest nõutakse rohkem. Meie üle mõistetakse karmimalt kohut. Õpetaja amet, ja ma ei pea silmas mitte ainult kirikuõpetaja või kooliõpetaja ametit, vaid igasugune õpetamise ja juhatamise amet on väga auväärne. Kõige auväärsem on tegelikult minu arvates ema ja isa kutsumus, sest et ema ja isa kätte nende kujundada on antud ju uus elu, uue inimese hing ja nende vastutus on väga suur. Nii selles, kuidas nad kasutavad oma sõnu kui ka kõiges muus. Nii et pangem tähele, meie sõnad ei puuduta ju mitte üksnes meid, nad ei mõjuta ju mitte üksnes ja isegi mitte esmajärjekorras meid endid, vaid neid inimesi, kes on meie ümber. Jakobus kasutab huvitavaid võrdlusi. Ta võrdleb keelt või seda, kuidas me oma keelt peaksime talitsema või juhtima hobuste suistega. Ta kasutab võrdpilti laeva tüürist. Ta võrdleb keelt ka tulega. Ta ütleb, et ka keel on tuli. Ja need kõik on väikesed. Suised on või suitsed või suurauad on hobuse suurusega võrreldes väiksed. Eks ole, meie keel on väike. Laeva tüür on võrreldes laeva suurusega väike. Ja ka väike tuli suudab süüdata ja maha põletada suuri maju või terve suure metsa. Ja nõnda võib ka meie keel tihtipeale vaid mõnede väikeste, isegi juhuslikult või kogemata lausutud sõnade kaudu tuua esile suuri muutusi, muuta nii meid endid, kogu meie elu, meie endi ja teiste inimeste elu, nagu Jakobus ütleb, süüdata põlema terve elu ratta. See võib teha palju kurja, see võib rikkuda suhteid, see võib purustada usaldust, see võib süüdata taolise tulekahju, mida pole võimalik enam kustutada. Aga muidugi võib keel teha ju ka hoopis vastupidist ja küllap me teame seda. Tõsi küll, vahel tundub nii, et parem on vaikida kui kõnelda. Vaikimine on kuld ja kõnelemine on hõbe, aga nii tihti me siiski vajame sõnu ja küll on hea, kui meie kõrval on siis inimene, kes oskab meile öelda selle õige sõna, võib-olla selle ühe ainsa sõna või lause. Küll on hea, kui meie ise oskame olla need, kes õigel ajal ütlevad selle õige lause või kas või selle ühe ainsa õige sõna. Inimene on õppinud taltsutama loomi, valitsema loodusjõude, tegema kõikvõimalikke suuri asju, nii nagu ma juba nimetasin, aga nagu Jakobus tõdeb, oma keele valitsemisega ja talitsemisega jääb ta hätta. Me teame seda enda elust, me teame seda ka ühiskonna elust. Poliitikas tuleb ikka jälle esile see, kuidas keegi ütleb või kirjutab midagi, mille puhul kõik teised mõtlevad, et aga miks ta pidi ometi seda ütlema ja mille puhul ta ehk isegi natukene hiljem tuleb samasugusele äratundmisele. Tõsi küll, küllap me kõik oleme olnud ka selles olukorras, kus me pärast mõtleme, aga miks ma ei öelnud midagi. Ja ka see võib olla väga valus. Õpetussõnade raamatus öeldakse, et surm ja elu on meie keele võimuses. Mõtleme selle peale, jätame selle meelde, kui on midagi, mida te sellest tänasest jutlusest meelde jätate, siis jätke meelde see õpetussõnade lause, et surm ja elu on keele võimuses, sest täpselt nii see on. Meie sõnad, see, kuidas me kõneleme ja mida me räägime, ei ole midagi kõrvalist ega midagi tähtsusetut. Jeesus ise hoiatab, et kord me peame andma Jumala ees aru igast viimasest kui sõnast. Igast viimasest sõnast me peame andma Jumalale aru. Üks asi, millele Jakobus
tänases epistlis, selle epistli lõpus väga teravalt tähelepanu juhib, on see vastuolu, see kummaline valus paradoks, et selle sama ühe ja sama keelega me õnnistame Jumalat ja neame Jumala sarnaseks loodud inimesi, kuigi nii ei tohi olla, nagu ta ütleb. Selle sama keelega, mille muide Jumal on meile ju kinkinud. Jumal on meile andnud meie keele õnnistamiseks, mitte needmiseks, üles ehitamiseks, mitte maha kiskumiseks ega hävitamiseks, elustamiseks, mitte surmamiseks. Tuleb meelde, kuidas prohvet Jesaja raamatus kõneldakse ja ka ristija Johannes kõneleb hüüdjast häälest kõrbes. See on üks kummaline väljend, küllap ma olen seda mõnes oma jutluses juba maininud, et tavaliselt mõistetakse seda kui niisugust lootusetuse sümbolit või märki. Hüüdja hääl kõrbes, sa hüüad, sa kõneled ja keegi ei kuula. Aga mina ise mõtlen, et tegelikult see on midagi äärmiselt lootusrikast. Sa oled kõrbes, sa oled eksimas ja siis sa kuuled, et keegi hüüab. Keegi, kes sind otsib. Nii tähtis on see sõna. Sõna tõepoolest võib anda elu ja päästa surija, hukkuja surmast. Aga see võib ka surmata, kui sõnadega, kui mõtetega võiks tappa, nii vahel küsitakse. Jakobus võrdleb sõna, ta võrdleb kõnelemist allikaga. Ja ütleb, et allikas ei saa anda korraga magusat ja kibedat vett. Ja ta võrdleb ka puuga ja ütleb, et puu peab kandma seda vilja, mille kandmiseks ta on loodud. Viigipuu peab kandma viigimarju, viinapuu peab kandma viinamarju, õlipuu peab kandma õlipuu marju. Ja samamoodi peab meie kõne vastama sellele, milleks Jumal on meile keele andnud, nagu ma ütlesin, mitte needmiseks, vaid õnnistamiseks, mitte hävitamiseks, purustamiseks, vaid ülesehitamiseks, mitte surmamiseks, vaid elustamiseks. Jumal on selle meile kinkinud. Meie peame kandma Jumalale vilja Jumala auks, aga vilja ka iseenda ja teiste inimeste õnnistuseks. Meie keel, meie kõne peab näitama, et me oleme saanud Jumala uudse viljaks tema loodute seas, nii nagu seesama apostel Jakobus ütleb. Meie keel, meie kõne peavad rääkima meie uuest elust. Oma ligimeste alandamine, nende halvustamine, nende laimamine, neile kurja soovimine ei ole mitte ainult patt nende, vaid Jumala enda vastu. Sest et Jakobus rõhutab, nad on ju loodud Jumala sarnaseks, Jumala poolt tema sarnaseks. Kui sa põlgad Jumala loodut, siis sellega sa väljendad põlgust Jumala enda suhtes. Martin Luther ütleb väikses katekismuses 8. käsu seletuses väga ilusti, kuidas me peaksime oma keelt meile Jumala poolt õnnistuseks ja õnnistamiseks kingitud keelt kasutama. Ma tuletan meelde, et 8. käsk keelab meil valetunnistuse andmise ja Martin Luther seletab seda nõnda. Me peame Jumalat kartma ja armastama nii, et me oma ligimese peale valet ei tunnista. Teda ei reeda, keelt ei peksa ega tema kohta laimujutte ei levita, vaid et me tema eest kostame, temast head räägime ja kõik asjad hea poole pöörame. Et me teda vabandame, tema eest kostame, et me temast head räägime ja et me kõik asjad hea poole pöörame. Vaadake, selleks on meile meie keel kingitud. Ja eks me igaüks peame nüüd vastama küsimusele, kuidas me oleme seda Jumala poolt meile õnnistamiseks ja hea tegemiseks kingitud keelt kasutanud. Milline on see meie vili? Kas see on uue elu vili, kas see on Jumala vaimu, armastuse, headuse vili või on see selle kurja vaimu vili, kellega apostel Jakobus samuti keelt võrdleb. Ta ütleb siin meie viimases eestikeelses tõlkes pahategija,
tegelikult ma ise tõlgiksin kuri vaim või võib ka tõlkida lihtsalt kuri. Mõelgem, kui hirmus ja kurb see on, kui Jumala poolt meile kingitud keel, meile õnnistamiseks antud keel muutub kurja tööriistaks. See ei tohi nii olla, nii nagu apostel Jaakobus ütleb. Me peame meeles pidama, et me oleme kutsutud elama uut elu, et meie enda üle on kõneldud, meie enda üle on nimetatud Kristuse ülev ja kaunis ja auline nimi. Me oleme kristlased, me esindame teda. Apostel Jaakobus näitab meile oma kirjas järgnevas peatükis aga ka seda, et kui ta meid manitseb, siis ega me tegelikult ei saa ennast ikkagi ise päästa. Meie olukorda ei paranda või seda probleemi, mis on meie ees selle tõttu, et me ei suuda oma keelt talitseda ja üleüldse oma elus kanda päris niisugust vilja, nagu me peaksime. Seda ei suuda lahendada meie enda pingutused, see, et me rohkem pingutame. See, et me püüame üha rohkem ja rohkem oma keelt ohjeldada või ohjata. Vaid me peame eeskätt andma ennast usus ja usalduses ja kuulekuses üle Jumalale. Jakobus ütleb, et me peame alistuma Jumalale. Peame põgenema tema juurde, minema tema juurde, liginema temale. Ta ütleb, tulge Jumala ligi, siis tuleb tema teie ligi ja siis põgeneb saatan, siis põgeneb kuri meie juurest, kui me usaldame ennast Jumala kätte. Kuri kasutab ka sõna. Ta kasutab meie keelt, ta kasutab seda inimeste petmiseks ja hävitamiseks. Ta on seda teinud algusest peale, tuletame meelde patulanguse lugu, kuidas madu kõnetas naist ja naine läks sellele väga hukatuslikule dialoogile maoga. Kuri kasutab keelt ja kasutab sõna, aga ka Jumal kasutab sõna. Jumal tahab meid oma sõna läbi päästa ja ta on meid päästnud oma igavese sõna läbi, kes on saanud lihaks ja sõna sai lihaks ja me nägime tema au nagu isast ainusündinud au täis armu ja tõde. Temas on saanud avalikuks Jumala armastuse ja päästva halastuse täius. Temas igaveses lihaks saanud sõnas meie issandas Jeesuses Kristuses. Tema kaudu on Jumal meile nüüd viimseil päevil kõnelenud selleks, et meid kutsuda, et meid uuesti sünnitada, et meile uus ja igavene elu kinkida. Ainult Jumal võib muuta meie südant. Ainult Jumal võib anda meile selle tõeliselt uue keele, mille abil me võime kiita tema nime, rääkida tõtt ning juhtida eksinud tagasi õigele teele. Jumala armu, halastuse ja andeks andmise juurde. See ongi kõige olulisem osa sellest õnnistusest või õnnistamisest, milleks meile meie keel on antud. Et juhtida meid endid ja teisi inimesi meie ümber tagasi Jumala juurde, tema armu, tema halastuse, andeks andmise ja armastuse juurde. Niisiis, keele õige kasutamine ei seisne ainult hoidumises sellega kurja tegemast, vaid see seisab märksa enam selle abil hea tegemises, eeskätt hingede päästmisele kaasa aitamises. Nii saab keelest, mis patu ja ülekohtu relvana on täis surmavat mürki, nii nagu apostel Jaakobus ütleb, Jumala armu läbi tõelise elu ja õnnistuse tööriist. Ja just selleks on keel meile antud.